Tere! Kas siin on üldse keegi, kes eesti keelt ei oska? On. Siis teile teadmiseks, et kanalil number 2 on inglisekeelne tõlge. Venekeelset tõlget ei ole. Ja jutt läheb lahti eesti keeles. Ja tõlk palus meenutada, et me arvestaksime sellega, et on sünkroontõlge, ei vuristaks ega neelaks sõna lõppe, vaid räägiksime korrektselt, et ta saaks aru, mida me ütleme ja tal oleks võimalik see ümber panna inglise keelde. See käib nii meie kohta kui teie kohta, lugupeetud publik, kes ka pärast sõna saab. Aga tere tulemast siis Narva Vabaduse festivali viimase festivalipäeva hommikusele arutelule, mille teemaks on Vabadus Narvas. Ja siin on laval teie ees 3 daami ja mina, Toomas Kiho, selle vestluse juht. Ja laval on erakonna parempoolsed esimees, juht Lavly Perling. Siis laval on erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas. Ja laval on veel teadmata erakonna esimees Madli Pesti. Ja nüüd ongi küsimus Madlile, mis erakond see siis on? Erakond Teater. Selge, kas on plaanis ka kohalikele valimistel osaleda? Plaanis on... Ja täpsustav küsimus, et kui on, et siis kas ka Narvas? Plaanis on jätkata teatri uurimisega ja seda ka Narvas. Selge. Ja tõepoolest, tegelikult see oli väike nali. Tegelikult Madli Pesti ei ole ennast veel poliitikas kehtestanud. Ei ole teada, et ta kunagi oleks kusagile kandideerinud, nii et siin tegemist ei ole siiski poliitikuga. See on siis öeldud nendele, kes tausta ehk ei tea. Et Madli Pesti on tõesti tunnustatud teatriuurija ja ka mitmete teatri uurimuslike tekstide autor. Teiste hulgas on ta kirjutanud 2018. aastal, kui Eesti Vabariik tähistas oma 100. sünnipäeva, ülevaate teose Eesti teatrist pealkirjaga Eesti teatri 100 aastat. Et see on siis raamat, üks tähtsamaid raamatuid, mis võtab kokku siis Eesti teatri arenemise kogu iseseisvuse aja jooksul. Aga sellestki on juba 7 aastat möödas. Siis tänavast on meil lisaks sellele, et see Narvas on Vabaduse festival, on ka tegelikult raamatuaasta ja mul on see kogu raamatuaasta särk seljas ja siin, kui Madli Pesti raamatust on juttu, siis kõrval siin vahel istub Kristina Kallas, kes on raamatuaasta peakomitee liige, nii et siis ka selline seos raamatuaasta. Aga nüüd Lavly Perling, milline on teie suhe raamatute ja teatriga? Väga hea, ütleks ilmselt kõik inimesed selle peale. Ma istusin ja mõtlesin, et raamatutega suhte kohta on praegu väga hell küsimus, sellepärast et ma kolisin. Ja te teate, mida tähendab kolida majast pärit raamatut korterisse, nii et see on üks väga keeruline teema, sest kõigepealt ära kolides sa hakkad ju igat lõiku sealt lugema ja siis, kui sa vaatad seda ruumi, siis ruum on täis. Et see, ma arvan, kõneleb iseendast minu meelest suhtest raamatuga. Teiseks, ma olen jurist ja ma olen eluaeg uskunud, et juristid peavad lugema ilukirjandust, sest muidu nad hakkavad rääkima imelikus keeles. Ja teatriga on mul, ma arvan, vastastikku lugupidav suhtumine, sest teater on mulle pakkunud nii jõudu kui elamusi. Ja ma arvan, et ma suhtun sellesse tänulikult ja käin alati igal võimalikul hetkel teatris, nii Eestis, Ukrainas kui Moldovas, kus ma oma aega veedan. Kui põnev, sest siin sellel festivali ajal on ju kombeks ka rääkida ühest või teisest ühe või teise riigi teatri olukorrast ja Moldova ja Ukraina teatri olukorrast oleks siis järgmine kord Märdile teadmiseks võiks kutsuda Lavly Perlingu siin vestlusringi. Aga nüüd tulemegi siis rohkem, see raamatuaasta on meil taustaks, ta tuleb rohkem teatri juurde keskendumis lõpuks olema praegu teatrifestival. Et küsimus Kristina Kallas, kuidas, milline on suhe siis teatriga laiemalt ja siis kui nüüd läheb aega, siis vastada küsimus, et milline on suhe teatriga Narvas?
No minu sõprus teatriga kujunes hästi aeglaselt ja küpses alles siin viimastel aastatel mu elus, et ma ei ole olnud, mul on olnud sellised armastuse vihkamise hetked teatriga suhetes, et ma kasvasin üles siinsamas, küll mitte Narvas, aga siinsamas lähedal ja siin ei olnud teatrit. Mul ei olnud üles kasvades kuni 18. eluaastani ümberringi teatrit. Lähiraadiuses umbes, no jah, Rakveres oli vist kõige lähem teater, aga sinna millegipärast me üldse ei sattunud. Ja ma mäletan oma esimest teatrielamust siis, kui meie ajalooõpetaja 10. klassis, Nõukogude Liit oli just lagunenud värskelt. Ma olin 10. klassi, 9. klassi lõpetasin Nõukogude Liidus, 10. klassi läksin Eesti Vabariigis, sest augustis tuli taas iseseisvamine ja 10. klassis ajalooõpetaja viis meid Tartu Vanemuisesse vaatama Tartu rahu lavastust, mis oli hästi ajaloolistel ainetel, hästi kroonikapõhine, ehk siis ta ei olnud mitte nagu kultuuriline, vaid ta oli tegelikult sisuliselt nagu dokumentaalfilm seal laval. Õudselt igav kohutavalt igav, sest ta oli nii aeglane, ta oli nii detailne, ta oli nii ajaloofakte täis ja 10. klassil esimene teatrielamus oli, ma mäletan, et ma sain sealt ikkagi sellise igavuse tunde kaasa. Enamus klassi ka sahistas seal toolidel ja ei suutnud seal püsida, ega seda lavastust see oli 3 tundi pikk ka veel. Nii et ta ei olnud hea algus minule suhteks teatriga. Ja siis tuli pikk paus vahele. See on nii põnev lugu, et ma katkestan siin selle vastuse pärast jätkama. Et milline on teie kahe esimene teatrielamus? See on väga huvitav küsimus tegelikult. Inimene esimest korda sattus teatris 10. klassis ja siis käib vaatama dokumentaalteatrit Tartu rahust. Kuidas oli teie teatri algus? Eriti huvitav muidugi Madli puhul, et kellest on saanud kirglik teatriuurija. Mina kasvasin üles Tallinnas. Aga enne kooli ma kasvasin Tartumaal Rannus ja minu esimesed teatrielamused olid vast avatud Ugala teatrist. Meie väliskülalistele teadmiseks, et Ugala teater on Kesk-Eestis selline väga ilus väike linn, kus on suur riigiteater. Ja seal avati 80ndate alguses suurepärane, väga ilusa arhitektuuriga teatrimaja ja seal ma mäletan lavastust võimalik 3-4 aastasena nähtuna suurel laval. Ma arvan, lavastuse kas nimi või igal juhul põhikujund oli Mutionu helesinised püksid. Aga siis umbes samal ajal teine teatrielamus oli Tartus Vanemuise teatris Tiina ballett, mis põhines Eesti klassikalisel materjalil, selline rahvuslik teema meie libahundi näidendil. Nii et minu jaoks võib-olla selle teatri algusosas puhul on oluline, et mind köitis nii sõnateater kui tantsuteater ja see on tegelikult jätkunud. Et siin on selline huvitav alguspunkt, et tantsuteater on minu jaoks olnud ka alati väga köitev ja siis juba kooliajast läksin Tallinnasse elama ja hakkasin käima Nukuteatris koos oma vanaemaga. Meil perekonnas ei ole otseselt teatri tegijaid olnud, aga mu Tallinna vanaema, isa, ema käis nooruses teatristuudios koos Ita Everiga, kes on meil Eestis üks legendaarsemaid näitlejannasid. Ja, et see on algus selline. Aga nüüd Lavly Perling, palun. 2 lugu sai kokku ja mul on nii hea meel, et teatri inimene on laval, teatri uurija, sellepärast, et ma oleks eksinud faktiga ja oleks öelnud, et minu esimene teadlik etendus on Libahunt, aga palun, praegu tuli täpsustus, see oli Vanemuises hoopis nime all Tiina. Aga minul on vastupidine lugu Kristinale, ehk mina olen kasvanud perekonnas, mind on vanaisa kasvatanud, kus kehtis vanaisa poolt põhimõtted, et igavaid raamatuid ei ole olemas ja vanema poolt põhimõte, et igavaid etendusi ei ole olemas. Mis tõttu mul ei ole kahjuks seda mälestust esimesest lapsepõlve etendusest, sest mind võeti ilmselgelt päikesest peale kaasa just nimelt vaatama kõiki täiskasvanud etendusi ja ma pean tunnistama, et minu jaoks oli periood, kui ma üksi oma väikest poega kasvatasin, kus tuli see periood, et appi, ma ei saa teatrisse.
Ja nüüd ma nagu šokeerin ilmselt, et tõsiseid teatriinimesi ja võib-olla palun siis pärast vabandust, et ma sain aru, et mul on valik. Kas ma saan teatris käia ja ma õpetan samamoodi sellisest 3.–4. eluaastast lapse teatris käituma või ma ei saa teatris käia. Ja ma pean tunnistama, et ma saavutasin näiteks selle, et suveetendustel ta õppis pärast esimest vaatust magama. Võib-olla ta on saanud samasuguse nagu selle kogemuse ja šoki ja trauma elus. Aga et kuna mu põhimõte oli see, et ma võin lapse kaasa võtta, aga ta ei tohi mitte kedagi seal teatris segada. Ja seda ta teadis, et kui ta segab, siis me lahkume sealt etendusel, mis tõttu ta omandas selle, et pärast esimest vaatust ta juba teise vaatuse all magas, nii et ta ei seganud kedagi ja tõsi, ülevaade jäi ainult esimest vaatust. See on ka põnev vastus, et mitte ainult enda esimest teatrikogemust, vaid ka järgmise põlvkonna esimest teatrikogemust me kuulsime siin. Aga ma kasutan jultunult mikrofoni ära, et minu ajal, kui mina käisin koolis, siis toodi meile nukuetendused kooli. Teatrid käisid koolis, koolisaali pandi üles sirmi taha pugesid näitlejale, siis mängisid nukkudega seal üleval ja see oli täiesti tavaline, et koolist oli meil 6 korra või umbes nii, tuli nukuteater ja esines meie koolis õpilastele. Et selline aeg oli ka kunagi olemas, aga igavad etendus ja ma mäletan muidugi ka. Aga nüüd väliskülaliste teadmiseks, et see sama mida Kristiina nägi, see Vanemuise teatri etendus, surmigav. Teie nägite eile Vanemuise teatri etendust, Päevaraamat, mis oli tasemelt kõvasti üle tollest poiskaaegsest etendusest, nii et Toomas, teater areneb. See ei olnud mulle trauma, sest minust sai tegelikult ajaloolane. Ma läksin õppima ülikooli ajalugu, ma tegin nii bakalaureuse kui magistrikraadi ajaloos, et mul oli selle lihtsalt ei tulnud algus, ei olnud hea, aga sa tahtsid küsida mu käest Narva kohta. Ja see oli, ma katkestasin, nüüd me näeme, et sellega ma küsima. Minu kogemus sellest, et ma esimest korda sattusin teatrisse 10. klassis ja ka ainult tänu sellele, et meil oli Tallinnast tulnud ajalooõpetaja Ida-Virumaale, kes tassis meid sinna teatrisse, ei ole erakordne ka täna siin Narvas. Ehk siis, et ma arvan, et kui te lähete Ida-Virumaa noortega suhtlema, siis võib-olla iga 10 ütleb teile, et ta on 10. klassiks teatris käinud. Aga ka seda tõenäosust võib-olla ei ole, nii et 40 aastat tagasi, see, mis oli minu kogemus, ei ole 40 aastat edasi vaadates väga palju ei ole muutunud. Et Narva ja Ida-Virumaa tervikuna, nii nagu ta nõukogude ajal oli kultuurikõrb, ehk siis kus ei olnud tegelikult väga midagi kultuuriliselt elamust ja kultuuris olles ei olnud võimalik kultuuriruumis sees viibida, seda ruumi seal lihtsalt ei olnud. Ei ole seda ka täna, seda on siia väga palju toodud ja see on suur muutus olnud, aga siiski need inimesed, kelleni ta jõuab, jäävad jätkuvalt ju piiratud. Eks see on ilmselt probleem tõesti ja kohe üks hetk, et see on probleem tõesti, aga peab ütlema jällegi võtma mütsi maha, kui Märdil on see peas. Märdi ja Allani ees, kes on toonud just nimelt Vabaduse festivali siia Narva ja see töötab siin juba 3. korda, ma ei tea, 5. aastat ja see tegelikult sellised asjad nagu Märt ja Allan on siin teinud, terve see Vabalava ülesehitamine siia, see on täiesti teistsugune alus ja pinnas, millelt saab võrdustada hoopis midagi muud kui 40 aastat tagasi nõukogudeaegses Kohtla-Järve rajoonis. Aga nüüd jah, annan Madile sõna ja sissejuhatuseks nii palju, et ma vaatasin eile seda Etist ja see on väga põnev artikkel konverents Filipiinidel, kus Mati Pesti on esinenud teemaga Teater Narvas. Et võib-olla saaks väikse kokkuvõtta sest Filipiinide teaduskonverentsi artiklist või ettekandest. Ja ma kommenteerin korra Kristina arvamust, et väga hea, et see tuli esile, et lihtsalt soovingi väliskülalistele veelgi rõhutada, et olukord on olnud väga erinev, et mina, kes ma olen kasvanud Tallinnas üles ja olen Lääne-Eestist pärit, et see kultuuriga kokkupuude on olnud väga erinev, et selle sa tõid väga hästi just välja, et seda minu jaoks ka kuulata, et Ida-Virumaa oli kultuurikõrb, et ma tean seda, aga seda tunnetada teistel eestlastel on väga selline kurb või et see tõesti nii oli ja täpselt äärmiselt oluline just ka väliskülalistele mõeldes tahaksin teile rõhutada, et
aastal 2018 Vaba Lava asutati, et siin linnas, mis on Eesti suuruselt 3. linn, siin ei olnud suuremad professionaalsed teatrid. Olid mõned väiksemad lasteteatrid ja käisid palju külalisetendusi Venemaalt, aga siiski peamiselt komöödiad, mõnikord ka suuremad staarid, suures osas kommerts, et sellist Eesti kultuuriruumi haakuvat teatrikunsti vaatamise võimalust, et seda tõepoolest aastakümneid ei olnud, et seda tegelikult on väliskülalistel alati väga kummaline kuulda, nad nagu ei usugi õieti seda, aga see tõesti nii oli ja aastal 2018 Vaba Lava loodi ja võib ka seda öelda, et nüüd Eesti teatris on oma 10-15 aastat väga tugevalt arendatud dokumentaalteatrit, mis jällegi näiteks Lääne-Euroopas on olnud väga oluline ja populaarne suund, aga Eestis see ei ole alati niimoodi olnud. Ja kui Toomas küsis tõesti, et teema teater Narvas, siis sellest ma olen pidanud üsna mitmeid ettekandeid erinevates maailma nurkades, sest meie piiriala ja meie kultuuriline olukord siin on välismaal väga suurt huvi pakkunud ja pakub jätkuvalt, et mul on mitmed ettekanded ja konverentsid välismaal nüüd lähiajal taas plaanis. Aga kui ma hakkaksin siin monoloogi pidama, see läheb natuke pikaks, et võib-olla me tuleme tagasi, et ma tooksin hea meelega välja mõned sellised huvitavad dokumentaallavastused natuke hiljem ja võib-olla alustuseks ütlen seda, et ma lugesin kokku, et umbes 11 dokumentaallavastust on loodud ainuüksi Narvaga seotult. Kas siis otse Narva teemat käsitledes, otsapidi Narvat reflekteerides ja seda siis aastast 2019, et kõigest 6 aastaga. Kas see on kõik olnud Vaba Lava lavastused? Jah, peaaegu kõik on olnud Vaba Lava produtseeritud, on olnud erinevaid teatritegijaid ja väga erinevad teatrivormid on olnud ja siin festivalil me nägime dokumentaallavastust Sisekliima, et see on üks näide, aga neid vorme on olnud erinevaid ja selle juurde võib tulla tagasi. Seda on mõnedki siin näinud ka, neist umbes 11 lavastusest on mõni näinud siin võib-olla isegi võib-olla 10. Aga kuidas, et kohelda võrdselt kõiki lavaloolijaid, see Lavly Perling, mis tähendab teater Narvas? Ega ei pea vastama, see on lihtsalt selline minu jaoks võrdse kohtlemise küsimus. Minu jaoks Narva ja teater mõnes mõttes algab ka sellest, et Narva on teatrita. Ehk aasta oli 2003, kui mina sattusin Ida-Virumaale elama, küll Kohtla-Järvele, mitte Narva, aga elades Kohtla-Järvel, siis mul on ikkagi alati tundunud, et ükskõik kas lähed teise riiki või teise linna, siis sinu kohustus on aru saada sellest ruumist ümberringi, kus sa oled, kes on need inimesed, mis see kultuur, mitte nagu ainult teatrikultuur ja kõrgkultuur, vaid see kultuur kõige laiemas mõttes sinu ümber on. Ja ma teen ka maanikummarduse ja mitu tükki Vaba Lava meeste ees või inimeste ees, et kes seda on vedanud. Sest ma enne just ütlesin Märdile, et ma mäletan seda aastat 2003, kui mina tulin hoopis oma tööd tegema prokuratuuri reformi Kohtla-Järvele. Ja see, kuhu ma sattusin, oli ühtaegu nii tohutult huvitav, kurb, ilus. Sellepärast, et ja sealt tuleb võib-olla ka vastus küsimusele, et ma mäletan kõiki neid nädalavahetusi, kui sa võtsin oma selle päkapiku, mõtlesin, kuhu me lähme, et meie põhikoht, kus saada nagu osa sellest tükikesest, siis ikkagi sellest kultuurist oli Narva Kindlus. Ja tõsi ta oli, et need samad mõned nukuteatrid, mida ma siis nagu käisin vaatamas, aga ma ise mäletan ka seda puuduse tunnet, et tegelikult kui ma
ikkagi, et see oli kurb, et kui ma tahtsin nagu päriselt teatrisse minna, siis Narvas seda varianti ei olnud, oli kontserte, mida tehti ka üldse veel mitte valmis Aleksandri kirikuhoones ja neid kontsertikohti veel oli, aga teatrit peaaegu mitte, nii et nii koledalt, kui see ka vastus kõlab, siis see tunne on see, et seda ei olnud. Nojah, üks asi oli tõenäoliselt see, et miks Narva, kuigi ta on elanike arvult tõesti nüüd Eesti suuruselt 3. linn, elavad siin põhiliselt venelased ja nad räägivad vene keelt ja kui siin ka teatrit tehakse, kas või lasteteatris, tehakse põhiliselt vene keeles ja see oligi olukord kuni selle Vaba Lava sünnini peaaegu. Mõned üksikud lavastused siia toodi, Roman Baskin lavastas Aleksandri kirikus selle orkestriproovi näiteks, kus vooriti siis autodega üle Eesti kokku Narvaga, see kõik oli ikkagi nagu import kuskilt mujalt ja ma arvan, et see on Narva Vaba Lava üks põhilisi, see on nagu kanna maha panemine, nagu militaarterminoloogias öeldakse, et saapad tuleb panna maapinnale. Et see Vaba Lava on nagu Eesti kultuuri kese siin selles linnas. Et kui Narva 3. linnana on saavutanud sellise, mulle tundub, et tänu Vabale Lavale võib Eesti suuruses 3. linnas hakata rääkima tulevikus ka tõesti kui Eesti normaalsest linnast Eesti linnade hulgas. Näiteks tuleb mulle praegu pähe see, et kui Kuku raadios ütleb, et palju on praegu kraade, iga uudissaate lõpus Tallinnas on nii palju, Tartus nii palju, Pärnus nii palju. Mitte kunagi ei öelda Narvas, et tegelikult võiks ju olla 4. 4 linna ongi peaaegu nagu ruudukujulised Eesti kaardid, et Kuku raadio võiks vabalt öelda Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas selle temperatuuri. Et sellised nii-öelda mentaalsed muudatused, mis võiksid tulla Eesti ühiskonnas ja Eesti mõtlemises esile, et see võiks olla meie ülesanne ja ma arvan, et see Vaba Lava ühest küljest on ta teatriprojekt, kultuuriprojekt, aga ta on ka, ütleme, Eesti siis integratsiooniprojekt mingis mõttes, just selles mõttes, et Eesti tuua siia vahele. Aga ma tulen tegelikult selle juurde, meie tegelik teema ei ole ju mitte see, millest me praegu räägime, et vabadus Narvas. Et mis see tähendab, kuidas teie hindate või mida teie jaoks tähendab sõnapaar Narva vabadus või vabadus Narvas? Kristiina on ammu rääkinud, palun. Ma tulen korra ikkagi selle kultuuri ja Eesti kultuuri ja Narva juurde tagasi, et sa ütlesid, et Vaba Lava või teater Narvas on Eesti kultuuri siia toomine, aga mina, kes ma siin sündinud ja üles kasvanud olen, arvan, et see on ka osa Eesti kultuurist, kõik mis siin on toimunud ja Narvas on lähiajaloos, ehk siis 20. sajandil on toimunud 2 sellist suurt kultuurikatkestust, hästi sügavat kultuurikatkestust on siin selles linnas juhtunud. Üks juhtus 44. aastal, eks ole, kui katkestati ära kõik see, mis selle Narva linna lugu ja kogukond siin oli. 44. aastal oli suur katkestus ja teine suur katkestus oli 91. aastal, kui katkes selle linna elanike jaoks see, mis nende jaoks toona kogukonnana eksisteeris, et need 2 katkestust, kultuurikatkestust sellised on teinud väga pöördelisi hetki selle linna jaoks, kus on pidanud see kogukond, kes siin on, kogukond, kes oli enne 44. ja kogukond, kes oli enne 91. siin, need inimesed on pidanud oma elu kogu aeg ümber mõtestama, et kes nad on, mis nad on, kus nad asuvad, kelle omad nad on, kellega nad koos on ja nii nagu 91. aasta katkestus oli selline katkestus, kus see on tegelikult rääkimata lugu Eesti kultuuriruumis, et kuidas need inimesed tunnetasid ennast, kuidas nad hakkasid uuesti ümber mõtlema seda, kes nad on ja see protsess tänaseni kestab, see on väga pikk protsess ja ma arvan, et ka Vaba Lava roll, mida on Vaba Lava püüdnud ka etendada läbi teatri ja läbi kultuurisündmuste, on ka seda lugu rääkima hakata ülejäänud Eestile, sest see on selline lugu, et sa astud sinna, narvakad pidid 91. aastal järsku Eestisse sisse astuma, nad ei olnud seal enne. Nad ei eksisteerinud selles ruumis, et seda Eestit ei olnud siin, aga nad ei olnud ka seal. Narvakad seal kunagi ei käinud, eks ole. Et see Eestisse sisse astumise protsess on olnud pikk, ta on olnud raske, ma olen seda oma perekonnas lähedalt näinud, eks ole, mu ema on selle kõik läbi teinud selle 30-40 aastaga. See on pidev enesotsing. Ema on Narvast? Ei, mu ema on Jaroslavlist.
ja aga no siin elanud ja noh, mu ema, ma mäletan, kui ema mulle 89 aasta, kui ta ütles mulle, et надо же дожить до 40 лет, чтобы узнать, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Et noh, et see on see, mis mu ema ütles, et noh, et ühesõnaga eesti keel, et sa pead, et uskumatu, et ma pean elama 40-aastaseks selleks, et teada saada, et teine maailmasõda algas 39. aastal. Ja see oli tema jaoks nagu selline suur muutus identiteedis teada saada, et teine maailmasõda ei alanud 1941. Ja see, miks tema seal on, sellel on mingi pikk eellugu, millest keegi talle mitte kunagi ei rääkinud ja ta hakkas seda kõik õppima. Aga äkki see probleem ongi praegu selles, et see 91. aasta nii-öelda katkestus, et see ei olegi tegelikult ju õigepoolest katkenud ja see probleem seal ongi. Et inimesed, kes kuni 91. aastani elasid mingisuguses nõukogulikus tegelikkuses, et nad tegelikult eelistaksid elada edasi samas nõukogulikus tegelikkuses nagu enne, ma ei räägi kõigi eest, aga kindlasti on ka neid ja nüüd sellel festivalil esietendus või etendus vähemalt see sisekliima lavastus, Piret Jaaks kirjutas ja Mari-Liis Lill lavastas, mis oli, kui teie ei olnud seal saalis, et see on siis lavastus sellest, et mida Baltiietsi tehasesse tööle suunatud igalt poolt, laialt Venemaalt või Valgevenest, ühesõnaga Nõukogude Liidust, inimesed siia sattudes, siin tööle hakates, kuidas nende elud siis veerema hakkasid ja kuidas nende mõtteviis kujunema hakkas ja kuidas see mingis mõttes ka jäigastus. Ja ma arvan, et seal, täpselt nii, kui Kristina praegu ütles, seal see probleemi juur ongi ja see tegelikult toob meid selle teema juurde Vabadus Narvas. Lavly, palun. Või Madi kui sobib, siin on just sobilik koht tuua 2 näidet, väga hästi sobib siia teemasse, just nimelt sisekliima kui uus esietendus ja varasemast Julia Augi lavastus, dokumentaallavastus Narva linn, mille me kaotasime mõned aastad tagasi esietendus, ehk siis mõlemat lavastust ühendab väga tugevalt mälu teema ja täpselt mis te siin praegu rääkisite, väga täpselt see on see fookus teema, ehk siis Julia Aug, kes on tuntud filminäitleja, teatrinäitleja ja lavastaja, kes on teinud 4 lavastust, mis otseselt Narvat puudutab. Ta on käsitlenud oma perekonnalugusid, tema juured on Narvas. Ja see konkreetne Narva ajaloost rääkiv lavastus, selle fookuses on siis konkreetselt Narva pommitamine 44. aasta märtsis. Ta otsis üles dokumendid ja tõestab ka selle lavastuse jooksul, et Narvat pommitasid Nõukogude väed. Ja siis teistpidi sild uuele esietendusele sisekliima, paljud väliskülalised, kõik väliskülalised seda lavastust nägid ja seal oli üks märgiline stseen, ka see sisekliima tugineb intervjuudel ja tõesti sündinud päris lugudele. Seal on selline stseen, kus tegelased räägivad pioneeride paleest. Mis seal pioneeride palees varem oli? See oli pioneeride palee. Ei, aga mis seal enne oli? Mis enne oli? See oli pioneeride palee. Ei, no aga kas enne sõda ka? Ei, see oli pioneeride palee. Ja tegelikkuses oli see Narva raekoda, mis praegu ka väliskülalistele teadmiseks on väga kaunisti, väga ilusasti renoveeritud. Soovitan kõigil külastada. Et selline väga märgiline, selline oluline mälupoliitiline hetk ja see on täiesti dokumentaalne. Seal on kogu aeg olnud pioneeride palee. Ja, kogu aeg oli, ma tean. Lavly. Mul lihtsalt jooksis nii palju mõtteid kokku, et esimene Vabadus ja Narva, et kuna ma Narvas ei ole elanud niimoodi päevast päeva hommikust õhtuni, siis ebaviisakalt toon sisse ikkagi laiema konteksti, toon sisse ka Kohtla-Järve. Ja ma mäletan oma elu esimest nädalat Kohtla-Järvel. Ja see oli nii, et
et mis on nagu vabadus, et sellega ma olen väga nõus, mulle meeldis, et vabadus algab sellest inforuumist, vabadus algab kriitilisest mõtlemisest ja mulle endale meeldib ikkagi see vaba inimene. Noh, mis seal salata, pean ära märkima siiski ka vaba majandus, ehk tegelikult see, et mul on nagu tulevik, ma näen vaba riik. Ja mulle üldse ei meeldi tegelikult liiga palju minevikuga, vaid tulevikuga, aga need lood, kui sa küsid Vabadus ja Narva tulevad mulle meelde. Ja ma ütlen võib-olla natukene nagu karmilt, aga me ise peame kehtestama oma vabadus siin. Ja vabadus loomulikult see kultuurikiht ja kuna see on olnud nõrk, siis sinna peale ongi seda keeruline ehitada, aga see ongi raske siin Ida-Virumaal laiemalt. Ja aga ilma, et seda päevast päeva ehitada, see ei teki ise, ilma ei saa. Me peame tooma seda uut info välja ja mul tuli meelde üks lugu ikkagi sellest esimesest nädalast. Teate, see oli niimoodi, et ma läksin kohvinurka ja ma olin Tallinnast tulnud, noor ka veel. Ülemuseks saanud. Räägivad 2 venekeelset emakeelega inimest omavahel kohvinurgas vene keeles. Täitsa okei. Tegelikult reformi mõte oli muu hulgas ka Ida-Virumaal kehtestada õigussüsteemis eesti keel. Ma arvan, et lõpus on Rein Lang, kes mäletab kõiki neid kaebusi, mis minu peale kirjutati, et hull tüdruk Ida-Virumaalt on saadetud siia, kujutab ette, et me siin peame hakkama eesti keeles rääkima. Ja esimene päev, noh, ikka räägivad inimesed emakeeles, las nad räägivad, et see on täitsa okei. No, läheb mõni päev mööda, lähen kohvinurka, eesti keele emakeelega, vene keele emakeelega inimene räägivad kohvinurgas, mis keeles? Vene keeles. No, ma ütlesin, kulge, et noh, teate, et kui me tahame hakata nagu kohtus eesti keeles rääkima, et me peame alustama sellest, et kohvinurgas julgeme üksteisega rääkida eesti keelt. Aga noh, olin sõbralik. Aga kus ma tahan öelda, et jah, ongi rasked hetked, kõigil oli raske 91. Nälg oli, tööl pidi käima, hallaga peete koristama 12-aastaste tüdrukutena, kõigil on raske. Ja mitte and so what, vaid ja mis siis? Ehk kuhu me jõudsime oli see, et kui ma ikkagi läksin reedel kohvinurka ja 2 eesti kutti, ma nende eesti nimesid ei nimeta, rääkisid omavahel kohvinurgas, mis keeles? Vene keeles. Siis ma plahvatasin. Ütles, et siit alates, siin majas me räägime eesti keelt. Ja teate, need lood, ma räägiks monoloogi täis. Ma ei tee seda, sellepärast need kunagi võiks ilmselt mitte 1 raamatu, vaid palju kirjutada. Aga see Ida-Viru ja see Eesti identiteedi siia toomine puges mulle niimoodi nagu hinge, et kui ma tagasi läksin ja kui minust sai riigi peaprokurör, siis üks esimesi projekte oli Ida-Viru projekt. Kõik vaatasin natuke imelikult, mis Ida-Viru projektiga sa tegeled. Teate, me peame viima sinna seda eesti keelt ja eesti meelt. Ma ei saanud kultuuri tuua, eks ju, juristina. Aga see, mida ma teha sain, oli see, et ma käisin läbi ülikoolid ja tõin siia noori. Esimene kord bussiga. Pool bussitäit noori tuli. Ja ma võin öelda, et see oli nii, et politsei sai... Jah, alguses oli pool. Jah, oleks pidanud väiksema bussi võtma esimesel aastal nõus. Aga iva oli hästi lihtne, et me toome siia neid eesti noori ja neil on võimalik, et kuna politsei pakkus praktikakohti ja meie saime pakkuda praktikajuhendajaid, siis oli asja iva hästi lihtne, et nad juba veedavad aega. Me toome neid inimesi siia ja äkki ühel päeval hakkavad nad oma juuri siia ajama. Ja kuhu ma lõpuga jõuda tahan, on see, et ma tegin seda projekti nii, et kui ma ametist lahti sain, siis me tegime nalja, et nüüd võiks rongi käima panna. Sellepärast, et see osutus nii populaarseks ja teate, see oli omamoodi eduelamus, kui ma pärast 5. aastal tulin ja nägin noori perekondasid, kes oli siia tegelikult kodu rajanud ja oma juured sügavale ajanud. Nii et nii palju vabadusest. See ei olnud siiski, ma ütleksin siiski mitte vabadusest, vaid eesti keelest ja eesti keelsusele üleminekust Kohtla-Järvel. See lugu oli ju, et minu küsimus ongi nüüd selles, et kas vabadus ja eesti keel on kuidagi seotud. Mingis mõttes filosoofilises mõttes ei ole. Et mis tähendab vabadus? Kas vabadus tähendab eesti keelt? Jaa. Jaa. Kristiina ütleb, et ei. Kristiina, palun. Ei tähenda.
ei tähenda, et noh, siin on kõlanud seda juttu, et Narva inimene või Ida-Virumaa inimene ei soovi vabadust või et ta ei võitle selle vabaduse eest, et ta on justkui nagu teises inforuumis. Et noh, vabadus algab inimese enesetunnetusest, et ta tahab omada mingeid õigusi ja omada vabadust ise otsustada. Nüüd see tuleneb tema sügavast veendumustest, mis temas sees on olnud. Ja nüüd need inimesed, kes siin Ida-Virumaal, eriti venekeelsed inimesed, nende veendumuste kokkukukkumine 91. aastal oli nende jaoks nii suur krahh. Ehk siis noh, kukkus kokku kogu nende veendumuste maailm. Kõik, mida nad olid seni uskunud, ma ütlen, see minu ema lause lihtsalt ilmestab seda väga hästi. Ja probleem ongi selles, et ei ole kokku kukkunud kõigi jaoks ikka veel. Ei on ikka. Kõigi jaoks kukkus kokku, aga Toomas, see, mis juhtuma hakkas, oli see, et kuidas sa need killud kokku korjad ja mis sa nendest kildudest pärast uuesti enda jaoks kokku ehitad inimesena. Ja iga ühe jaoks on see olnud individuaalne rada minna. Et kes on valinud raja, et need killud tal jätkuvalt põrandal vedelevad ja ta ei tea, mis ta nendega peale hakkab, kuhu ta minema peab. Mõni on nad väga kiiresti kokku korjanud ja kirjutanud sinna peale Eesti ja hakanud sinna poole minema ja võtnud strateegilise otsuse, et nii ta teeb, eks ole, oma lapsed Eesti kooli ja ma teen seda sellise identiteediga, aga see suur enese otsimise protsess, mis on Ida-Virumaa ja üldse Eesti venelastega nagu juhtunud, see lugu on rääkimata. Mina arvan, et see lugu on Eestis nagu rääkimata, sest seal on sadu lugusid. No, Madi tegelikult meenutas paari lavastust, mis seda sama lugu tegelikult räägivad. See lugu ei ole võib-olla lõpuni lahti räägitud, aga sellest loost on hakatud kõnelema. Ja on alustatud, võime rääkida tõesti, et alguse sammud on tehtud. Ja. Aga mina tahan nüüd küsida umbes niimoodi, et vabadus ja demokraatia väga sageli meile kuidagi samasse lausesse või sama mõtte lõnga sisse satuvad sõnad vabadus ja demokraatia. Et siin Lavly rääkis ka, et me peaksime nagu tooma, ta rääkis küll keelest põhiliselt, aga nimetades, et keel ja vabadus on peaaegu see sama, et me peaksime ka tooma siia seda vabadust, aga samal, kellel on õigus, see on nüüd hiljaaegu oli ka poliitikas väga kuum teema, kellel on õigus siis vabalt ja demokraatlikult näiteks Narvas oma elu korraldada. Eesti Riigikogu võttis teatavasti vastu otsuse, et Narvas kohaliku omavalitsuse, mitte ainult Narvas, et kogu Eestis kohaliku omavalitsuse valimistel ei saa osaleda võõraste riikide kodanikud. Kas see on nüüd demokraatlik, kui me peame demokraatiaks seda, et inimesed, kes koha peal elavad, kellel on õigus koha peal elada, kas nad saavad otsustada oma linna ja oma ümbruse, oma ühiskonna tuleviku üle või ei saa? Miks nad ei saa, sest nad on siia tulnud nad on võõraste riikide kodanikud, et kuskil lähevad, siin mingisugused huvitavad piirid, mille kohta ma tahaks ka teilt nüüd kuulda, et mis see vaba, kas siis Narva on seda vähem vaba, kui 1993. aastal Eestile vabaks saanud Narva inimesed soovisid, et teevad referendumi ja teevad see hoopis omaette tsooni, Narva tsooni. See oli ka väga demokraatlik protsess. Või kuidas sellisest puntrast, mida ma praegu siin mõne sõnaga maalin välja tulla, võib-olla proua jurist vastab sellele kõige täpsemalt. Mina vastasin, et on jah keel ja vabadus seotud ja siin meil on sellepärast, et meie keel on nii tugevalt meie identiteedi osa ja vabadus on meie teine identiteedi osa. Ja minu küsimus ongi, vabandust, minu küsimus ongi selles, et meie identiteedi osa on, aga narvalaste identiteedi osa see ei ole. Vastupidi identiteedi. Aga me ju ütleme, et Narva on meie linn ja meie osa. Ja natukene teistmoodi, natukene eriline, aga ta on ju ikkagi nagu meie linn. Ma vastan sellele ühe looga. Ma jälle seal Ukrainas ja Moldovas vastan kõige rohkem küsimusele 91. aastal. Mis juhtus meil ja mis juhtus teil? Miks teie olete seal, aga meie oleme siin? Ja ma olen seda mõelnud, seal olnud ja mõelnud selle peale, mis meil on ja ma olen vastanud, et 3+1. Esiteks 3 põhialust, mis mis meie tegime teistmoodi, olid need samad majandusreformid, ehk tegelikult inimene sai oma kodu, oma maa omanikuks ja see oli see, mis tegelikult ju siin ei läinud nii ilusti, nagu oleks pidanud. Teine, õigusriigi kehtestamine. Meil ei tekkinud puutumatuid, ükskõik vaadata oligarhe Ukrainas, Moldoval. Meil ei tekkinud puutumatuid ja igast jama oli erastamise all, aga puutumatud meil ei tekkinud, et õigusriik kehtestati päriselt. Kolmandaks, me vahetasime välja mõtteviisi ja generatsiooni. Kusjuures, kui ma kasutan generatsiooni, siis ma ei mõtle nagu isegi niivõrd nagu vanust, vaid just nimelt seda mõtteviisi, et me valisime hästi kiiresti selle suuna sellele vabadusele
vabadusele põhinevale ühiskonnale, nemad ei teinud. Neil jäid tipus ametisse sellised nõukogude aja mõtlemisega inimesed. Ja teate, mis on see 4., see pehme lugu, mida ma olen nagu ikka ja jälle mõelnud. Ja see juhtus nii, et ma olen seda kuupäeva Ukrainast kõneledes palju näidanud ekraani pealt. On 24. veebruar 1918 ja Ukraina puhul 24. august 1991. Ja sealt me jõuan ikkagi selleni, et mis oli nagu suur muutus, et mulle väga see sama Narva lugu meeldis, mitte sellepärast, et me oleksime rääkinud ainult tegelikult sellistest venekeelsetest inimestest, kes tulid ikkagi võõrvõimuga siia, vaid vastupidi, see lugu ju rääkis nendest venelastest, kelle linn see oli, kes olid nagu eestimeelsed inimesed siit ja neilt võeti ka see linn ära. Ja sellepärast oli see lugu väga ilus lugu. Ja see sama, kui ma nüüd jõuan ikkagi vabaduseni, et vabadus, keel, identiteet, et need moodustavad terviku. Ja kui ma nagu kasutan sõna vabadus, siis ma tegelikult ise sain ka aru, et ega vabadust ei saa tuua. Aga vabadus ikkagi loomulikult on tunnetuslik inimeste puhul. Aga ta põhineb, kas meile meeldib või mitte infoväljal. Ehk vaba inimese vastand on ori, ehk vaba majanduse vastand on sotsialism ja vaba riigi vastand on okupatsioon. Ja ma arvan, et mulle väga meeldib ikkagi nagu see moderaatori meeldetuletus, et vastupidi, et me peame nagu selles mõttes nagu hea ja kehtestamisega mõlemaga nagu andma nagu narvakatele nagu selle keskkonna ja tee, mitte nagu tooma jõuga mingisugust asja kuskilt siia. Kuidas me siis kõiki nüüd teeme? Lisaks nendele 3 aspektile, mis Eesti tegi 91. aastal õigesti, et see vaba majandus ja oligarkide võrdne kohtlemine teiste inimestega. Minust on üks printsiip, mis siin Narva puhul on eriti kõnekas ja on tegelikult ka keskne meie riigi ülesehituses, oli see kodanikkonna õigusliku järjepidevuse printsiip, et need said kodanikuks, kelle esivanemad olid enne okupatsiooni kodanikud olnud. See oli üks keskne printsiip, millest on tulnud ka väga suur osa hädasid nende sovetlike inimeste hulgas, kelle järeltulijad Narvas praegu elavad. Tegelikult on väga suur osa probleemist selles ja probleem on ka praegu väga suur, sest kui ütleme venelasi elab siin üle 85% umbes Narvas, siis Venemaa kodanikke on siin umbes 1/3. Täisealis või inimestest on 1/3 Venemaa kodanikke ja juba pool on Eesti kodanikke siin Narva linnas. Et see on ikkagi, kuigi pool umbes on Eesti kodanikud, kes saavad osaleda nüüd kas või sel sügisel valimistel, on see ometigi üsna erakordne situatsioon, üsna erakordne kohalik omavalitsus. Ja minu küsimus on nüüd teile see, et kui see kohalik omavalitsus võtab vastu mingisugused otsuseid, siis võib tekkida vastuolu nende üllaste printsiipide vahel, millest me siin rääkisime ja selle vahel, mida see omavalitsus või see volikogu vastu võtta. Näiteks hiljaaeg oli siin see lugu, et minister pidi hakkama vahetama tänavanimesid Narva linnas, mis on selgelt kohaliku omavalitsuse ülesanne. Aga lihtsalt me ei usaldanud seda Narva demokraatiat. Milles on probleem, et siin on mingi jama selle vabadusega, kuidas Kristiina ja Madi sellele nüüd poliitilise vabaduse kitsaskohtadele vaatavad? Sellepärast, et seda vabadust on siia Narva toodud ja toodud poliitiliselt ülevalt alla ja samas seda keele ja kultuuriruumi ei ole siia 30 aasta jooksul väga intensiivselt keegi integreerunud. Me alustasime vestlust sellest, et see oli kultuurikõrb, see on jätkuvalt suures laias laastus Narva ja Ida-Virumaa. Siin on väike oaas siin kultuurikõrbes, et nüüd sellele eestikeelsele õppele üleminekuga hariduses, millega me nüüd alustasime aastal 2024, ehk siis 33 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist, millega me toome ka selle nii-öelda kultuuriruumi siia ka läbi haridussüsteemi järgmistele põlvkondadele, eks ole, sisse, et see ei ole ainult keel, mida me kooli sisse toome, eks ole, see on ka kultuur ja ruum, aga me oleme siiamaani seda teinud poliitiliselt. Poliitilise vabaduse toomine tekitab alati vastuseisu. Alati tuleb nagu vastu reaktsioon ja seda võitlust niimoodi sellist saagimist Narva ja ülejäänud Eesti vahel on toimunud siin 30 aastat ja see tänavanimede monumentide sõda, mis meil siin 22 aasta suvel oli, eks ole, see on see kõige ehedam poliitiline saagimine, mis siin kohapeal toimus, aga tulen korra selle Narvaka juurde tagasi või seda Ida-Virumaa inimese juurde tagasi, et vabadus
saab toimida inimese puhul ja ka orja puhul siis, kui ta identiteet ja mentaliteet seda vabadust ihkavad. Aga kui inimene on oma identiteedis segaduses ja kui ta tegelikult ei saagi lõpuni, ei suuda ära defineerida, kuhu ta kuulub ja kelle oma ta on ja kus on tema inimesed ja kus on tema kogukond ja ta on selles segaduses väga pikka aega, siis see vabadus tema jaoks ei eksisteeri sellisel kujul. Ma ütlen, et vabadust saab inimene võidelda selle eest ja nii-öelda seista selle eest siis, kui ta teab, kes ta on. Ja võt narvakate puhul on nagu pikka aega see mure olnud, et nad on lõputus sellises eneseidentiteedi otsingutes, mõned on teinud seda kiiremini, mõned on jäänud sinna sellesse vanasse identiteeti kinni ja hoiavad sellest 10 küünega kinni, sest see on ainuke, millest nagu tuttav on. Aga väga suur hulk on selliseid, kes jätkuvalt integreeruvad, jätkuvalt otsivad endale seda nime, seda olemist ja seda eestlaseks hakkamist. Ega see ei toimu niimoodi, et me tuleme siia ütleme, et kuulge, hakkake nüüd eestlaseks. Palun, siin on projekt, võtke ette ja hakkake tegema seda. See võtab jube kaua aega ja väga, väga raske element kogu selles identiteedi muutuses ja eneseotsingutes Narvakate, Ida-Virumaa ja Eesti venelaste jaoks on Venemaa. Et Venemaa, ma ütlen, et ukrainlastel, lätlastel on võib-olla lihtsam see eneseotsing, sellepärast et see konflikt, see suur geopoliitiline konflikt ei ole sinu identiteedi sisse ehitatud. Aga venelaste jaoks see on nende identiteedi sisse ehitatud ja selle probleemi lahendamine, selle sisemise konflikti lahendamine teemal Venemaa on olnud ka väga pikk ja väga valus protsess. Väga raske suurele osale Eesti venelastest, et kuidas sa üldse enda jaoks ümber mõtestad selle Venemaa, kes ta sulle on ja mis ta on. Et see on väga pikk protsess olnud ja ka need lood on rääkimata. Ma tegin intervjuud, mul on intervjuu salvestused olemas, ma tegin intervjuud 93. aasta Narva referendumi peategelastega, kes neid korraldasid. Härra Tšuikin, kes on jätkuvalt elus, keda on võimalik intervjueerida ja selles mõttes, et väga huvitavaid lugusid räägib. Maltietsi vana direktor tol hetkel, kui ta ei lubanud oma inimestel referendumis tegelikult osalema minna. See referendumi lugu, millest sa rääkisid 93. aastal, see on palju mitmetahulisem kui ainult see, mis me Eestist oleme harjunud selle referendumi kohta rääkima. See, mis siin kohapeal kogukonnas tegelikult 93. aasta kuumal juulikuu suvel toimus, on palju kirjum lugu. Palju kirjum lugu kui see, mis me oleme harjunud rääkima, et narvakad tahtsid, meie ei tahtnud, sõda käis, võitlesime, meie võitsime, nemad kaotasid. See on palju kirjum lugu. Et kunagi tuleks ka see lugu ära rääkida, et kuidas tegelikult 93. aasta juuli, see kuum juuli, et 93. aasta kuum juuli, mis tegelikult narvakatega siin toimus sellel suvel. Nii, anname dokumentaalteatri tegijatele uue suurepärase dokumentaallavastuse teema. Narva referendum 93. aastal absoluutselt oluline teema, mis üles võtta, sest nagu me mainisime, siis sellest 91. aasta katkestusest on alles hakatud vaikselt tibusammudega seda analüüsima, mõtestama, aga mul seostus tahaksin tuua siia paar kultuurilist hetke. Nimelt Merle Karusoo väga olulist Ukraina lavastust me nägime siin festivalil, aga Merle Karusoo on teinud ka Narva inimestega paar Kes ma olen projekti. Loomulikult inimeste hulk, kes oma identiteeti läbi sellise lavastuse mõtestavad, on väga väike, aga see on siiski olnud täpselt need väiksed sammud, et see on täpselt, on need lavastused tegelenud nende teemadega, mida sa praegu mainisid, et olgu need jäädvustatud. Kunagi küsis üks ajakirjanik, kuidas mina Merle Karusooga, ma ei julgegi öelda, tuttavaks sain, aga siis ma veel ei tundnud teda. Aga ajakirjaniku küsimus oli, et kui ma pean ütlema ühe raamatu oma elus, mis on muutnud minu mõtteviisi. Raamatu aastal on see väga hea küsimus. Just, et mis on muutnud minu mõtteviisi, siis ma üldse ei mõelnud või võib-olla korraks mõtlesin. Aga kuna sa ei öelda ainult ühe raamatu, siis ma ütlesin, et see oli see Merle Karusoo, Kui ruumid on täis. Miks? Sellepärast, et see, kuidas ma päris täiskasvanud eal alles hakkasin nagu mõtlema, et suurtele ühiskondlikele protsessidele, kui väga kõik sõltub vaatenurgast.
ehk ja ma olen sellega nõus, et neid lugusid tuleb rääkida, ma olen nõus, et dokumentaallavastusi peab sündima. Ma iga kord, kui ma kuulen seda elulugude kogumise sellist omakorda lugu, siis see on võimas. Aga ma teistpidi ütlen, et ehk Narva on osa Eestist. Me ei saa nagu lõputult tegeleda Narvaga kui ohvriga. See on imeline linn oma promenaadiga, need lood tuleb ära rääkida, aga siin on nüüd küll see, et kuna küsimus oli demokraatiat, siis demokraatiat peavad kehtestama poliitikud riigis ja rahvas kehtestab, rahvas annab mandaadi, aga mis on täna juhtunud, et Narva on väga sageli unustatud ja ega siia nagu selles mõttes igal erakonnal tulla on väga raske, aga vot ütleme nii, et tuleb tulla. Mitte lihtsalt see, et siin Narvas ongi kõik asjad teistmoodi. Kui ma 2003 tulin, mind tohutult häiris, kuidas kõik hakkasid mulle ütlema, et ei, siin asjad kõik käivadki teistmoodi. Seadus on teistmoodi. Volikogu istung, sa pead, Lavly, aru saama, et siin käibki nagu natuke vorsti vastu. See on selle kultuuri osa. Ei ole. Ja võt siin tuleb väga selgelt kehtestada, et ei ole. Ma olen ka täiesti 100%, ma isegi loll on seda öelda, et Narva on Eesti linn. Narva on Eesti linn ja Narva on Eesti osa ja see on päris selge. Küsimus on see, et mida teha nende narvalastega, mida teha nende venelastega, kes siin on. Kui neil on 30% Narva 50 000 elanikust, siis ma ei tea, 15 000 inimest on Venemaa kodanikud. Mis see siin tähendab? See on loomulik, et Venemaa kodanik, 15 000 inimest Narvas vähemalt, on Venemaa poolt kas algavas sõjas. See on päris selge, kui minu riik sõdib kellegiga, siis olekski mul peaaegu võimatu olla kellegi teise poolt kui oma riigi poolt. Ja see ongi probleem või kuidas... Toomas, sa seod kodakondsuse ja identiteedi, mis ei ole tegelikult omavahel korrelatsiooni. Ei ole. On ikka. Aitäh, Lavly, minu poole asumast. Ei, päriselt ei ole. Ei, tegelikult ma provotseerin. Sa provotseerisid, aga 20 aastat integratsiooniuuringuid tehes ma tean, et see pass, mis sul taskus on ja mis su poliitilised vaated on, ei ole mitte kuidagi omavahel seotud. Vabandust, aga Riigikogu valimistel said osaleda ainult Eesti kodanikud. Mitu protsenti koos tegelikult hääli sai, on ju? Et selles mõttes, et seal ei ole tegelikult... Mitu protsenti sai, ma ei tea. No nibin-nabin jäi alla künnisena. Ida-Virumaal tegi ta korralikku, aga need olid Eesti kodanikud. Kõik, kes hääletasid, olid Eesti kodanikud. Ehk siis, et sellel ei ole ja väga palju Vene kodanikke... Äkki on kodakondsuse seadus on liiga leib, et nii palju Eesti kodanikke sellised on. Jälle provotseerid. See on jällegi nagu... Okei, koos on venemeelne, Vene tänast režiimi toetav poliitiline liikumine, millest sai erakond, mis osales valimistel ja mis Ida-Virumaal sai kõvasti üle künnise korralikult hääli. Aga ma selle passiga, ma räägin teile võib-olla selle loo, et te saaksite aru, kuidas see pass impeeriumi järgses olukorras inimese pass ei ole tihti mitte tema identiteedi tunnus, vaid nii-öelda olude sunnil tehtud mingi valik mingis ajahetkes, mida inimene võib tänaseks hetkeks väga palju kahetseda, et ta selle valiku tegi, aga ta tegi selle valiku ja sellest tagasi pöörata on ennast väga keeruline sellest valikust välja. Et see on palju suurem protsess sealt valikust ennast välja pöörata, nii et sellel, kas ta on Vene passiga, halli passiga või Eesti kodakondsusega ja selle seose toomine, et automaatne seos eksisteerib inimese lojaalsusel, isegi automaatset seost Eesti riigis sündimisel või Eesti riigi keeleoskusel ei ole, et rääkimata sellest lojaalsusest. Kuule, mis Lavly arvab selle kohta? Mis Lavly arvab? Meie ei tea, Kristiina teab, aga kuuleme meie ka. Absoluutne ei ole, aga selge on see, et kodakondsus on lojaalsusleping riigiga. Ma ei ole uuringut teinud, aga ma olen Pronksiööl tänaval olnud ja tean, kuidas need inimesed mõtlesid ja see ei ole teistmoodi. Ja see ei ole teistmoodi, see on ikkagi see heas mõttes selle hea ja enese kehtestamisega riigi poolt kogu aeg nagu kahe tasandiga nagu toimetamine ja mitte nagu Narva tegemine selliseks puudega linnaks. Aga kuhu ma jõuda tahtsin, et tegelikult on Narva nagu ikkagi meeletu potentsiaaliga ja võimas linn. Aga ma jäin kuulama ühte teist mõtet ja siis mu mõttejupp läks ära, mida ma tahtsin vaielda lojaalsusteemadel. Ma tahtsin teha hästi konkreetse ettepaneku. Me räägime hästi palju üldfilosoofiliselt. Kas te teate, et ma olen rääkinud mitme narvalasega ja vaatan Kristinale otsa, kes on valitsuspoliitik, te saate selle hetkega narvalase jaoks ära teha?
Mille? Siin on inimesed, kellel on tõesti see lugu, et nad on lapsepõlvest, no sisuliselt, kui nad said selle kodakondsuse, saanud Venemaa kodakondsuse ja minu südametunnistus on puhas, sest selles mõttes, et me oleme algusest peale rääkinud, et sa võid ära võtta valimisõiguse kohalikul tasandil, aga sa pead esimesest päevast peale hakkama nendele inimestele näitama teed, kuidas nad saavad Eesti kodakondsusesse. Täna ma olen tuttavaks saanud päris mitme noore inimesega, kes on pettunud, kes on solvunud, kes on kurvad, sellepärast, et nad ei saa lahti enam Vene kodakondsusest. See, mida me oleme rääkinud, et taas esitataval kujul tõendamine, et ma ütlen lahti Vene kodakondsusest, peaks olema tehtud täna. Nad ei saa lahti, et teate, need on need lood. Ma olen öelnud, ma olen töötanud avalikus sektoris, kus ma olen öelnud, et ma ei usu, et riik teile niimoodi kirjutab. Ja kui ma näen neid kirju, mida kirjutab Eesti riik, et kui te ei lähe Vene saatkonda ja kui te ei tegele sellega, et Vene kodakondsusest lahti saada, siis tuleb Eesti riik ja võtab teilt kodakondsuse ära. Need on päris inimeste päris lood. Kui lepiks selle kokku, et tehke see augusti lõpuks korda ja teeks nii, et nendel narvakatel kõigil, kellel on see päris eluline olukord, kes tunnevad kedagi siin Narvas, kellel on see eluline olukord, et nad saaksid selle tee Eesti riigi suunas. No, Kristina, seda ei ole võimalik teha, kui inimene ei ole tegelikult sellest kodakondsusest lahti saanud. No Eesti seadus ei luba topeltkodakondsust. Rahvusvahelise õiguse järgi on see inimene jätkuvalt Vene Föderatsiooni kodanik ja no nii on. Et seda poliitilist kokkulepet, ma võin siin oma isiklikku seisukohta esitada, aga seda poliitilist kokkulepet täna Eesti Riigikogus saada, et me lubame Eesti Vene topeltkodakondsust, isegi kui see kodanik ei ole Vene kodakondsusest saanud mingil objektiivsel põhjusel lood, seda poliitilist konsensust täna Riigikogus ei ole. No Sealt ei tule 51 häält. Sealt ei tule 51 häält. Ei tule, aga Merle Karusoo tahab ka sekkuda poliitilise vaidlusesse, palun. Ja Merle Karusoo, Eesti. Ma ei hakka bensiiniga kustutama teie vaidlust. Mul on 2 küsimust, esimene on retooriline. Retooriline küsimus on see, et kas te ikka rääkisite sellises tempos, nagu paluti, et tõlge teile järele jõuaks, sellele ei ole vaja vastata. Teisele küsimusele ma ootan vastust. Ma ei mäleta nüüd vanusega seotud skleroos, kas see oli sellel kevadel või eelmisel sügisel, kui ERM korraldas siin ühe vestlusringi Narva teemadel, kus mul oli hea meel osaleda. Seal üks härrasmees ütles, et Narva kolledžis ei õpetata ajalugu. Ma soovin, et keegi sellele küsimusele vastaks, on see tõsi. Tema lause oli õigemini, ei õpetata enam Eesti ajalugu. No sellele küsimusele on pädev vastama proua haridus- ja teadusminister. Narva kolledžis ei ole ühtegi eriala, mis on ajalooga seotud. Narva kolledžis õpetatakse ma igaks juhuks ütlen, see on kõrgkool, eks ole. Selleks ajaks on inimesed gümnaasiumi lõpetanud. Tartu Ülikooli IT-osakonnas ka ajalugu ei õpetata. Ehk siis ei ole mitte ühtegi eriala, mis on seotud ajalooga. Aga ma ei tea, mis täna Narva kolledžis on, sest mina Narva kolledžit enam ei juhi. Kui mina juhtisin Narva kolledžit, siis oli kõigile Narva kolledži esmakursuse tudengitele, sõltumata sellest, mis eriala nad võtsid. Esimene üks kursus oli Eesti ajaloo kursus, oli kohustuslik. See oli Eesti ajaloo ja kultuurilugu. See ei olnud ainult ajalugu. Seal näidati viimset reliikviat ja muid Eesti kultuuriloo selliseid olulisi tüvetekste pidi nad seal tundma saama. Et see oli, ma ei tea, kas see kursus täna jätkuvalt on, aga selles mõttes toona ta oli. Ma ei oska seda öelda, kas ta täna on. Toona oli 10-15 aastat. Ma igaks juhuks ütlen, et eeldus on ikkagi ju see, et ajalugu õpetatakse meil keskkoolis. Narva koolides ei ole teistsugune õppekava, kui on Tartu Tamme gümnaasiumis või Tartu Poska gümnaasiumis. Ei ole teistsugune, täpselt samasugune õppekava. Täpselt samasugust ajalugu õpetatakse nendes koolides. Nii et ei saa eeldada seda, et Narva kolledžil peab olema mingi eriline roll ajaloo õpetamisel, sest seda peab tegema Narvas gümnaasiumid ja kuna meil on 2 riigigümnaasiumi tänasest Narvas, siis eeldatavasti seda seal ka õpetatakse. See kõik on tõenäoliselt õige. Merle Karusoole vastus on ilmselt see, et Kristiina Kallase ajal, kui tema oli kolledži juhataja, õpetati pärast seda, kui see härrasmees eelmine aasta või see aasta kevade ütles, enam ei õpetata. Te olete ju haridusminister, haridus- ja teadusminister. Ma mõtlesin selle küsimusega pöörduda Tartu Ülikooli rektori poole. Me teame küll, kuidas seda Eesti ajalugu siin Narvas õpetatud on.
enne seda, kui on eesti keelele üle mindud Eesti õpetajate. Miks ma seda küsin või miks see mulle oluline on see, et selles viimases projektis, mida ma tegin, Kes ma olen projekt siinsamas Narvas, oli mul 2 selle kolledži tudengit. Nad õpivad eesti keele õpetajaks ja üks nendest inimestest, mina muidugi naiivne, et ma arvasin, et ta kirjutab eesti keeles nagu kõik teised, aga ta lasi chatil tõlkida seda, mis ta kirjutas eesti keelde ja pärast tagantjärele tuli välja, ta on juba teisel kursusel, temast saab kohe eesti keele õpetaja Narvas, et ta ei mõistnud, mida räägivad tema kaaslased, kuigi see tekst, mida me ette valmistasime, kõlas 10 kordi päevas. Ja milles oli vahe, et tema rääkis sellest, kuidas meile oli küsimus Narva tank. Mina seda küsimust ei toonud, ma ei too oma tegelaste ette provokatiivseid küsimusi. See kasvas välja millestki muust. Aga vastus siis sellele küsimusele oli see, kuidas ta oma pojaga, kui see poeg oli saanud juba sellesse ikka teismeliseks, et ta mõistaks ajaloo sündmusi ja nende tähendusi, kuidas ta oli oma poja viinud selle Narva tanki juurde ja rääkinud talle nende ajaloost. Meie ajaloost on tema sõnad, eks ole, rääkisin oma pojale meie ajaloost. Ja meil oli see esitlusel ja ta rääkis sellest, kuidas tema vanaisa oli see, kes selle tanki sinna paigutas ja meil oli ka foto esitlusel, kus see paraad tema vanaisaga eesotsas läheb siit Narva jõest mööda ja teine lapsukene, vist 10. või 9. klassi tüdruk sealt samast projektist vastab talle, et ja minu kasuisa viis selle minema. Vaat sealt tuli see küsimus ajaloo kohta, et keda meil Narvas kasvatatakse eesti keele õpetajateks. See on nüüd jälle retooriline küsimus, aitäh. See oli retooriline küsimus küll, aga mina sain ministrist aru, et Narva kolledžis ei õpetatagi eesti keele õpetajaks. Ei, eesti keel teise keelena õpetajaks õpetatakse küll, aga ei õpetata ajaloo eriala meil ei ole, eks ole, meil on eesti keel teise keelena õppeained, või õppekava, mis on ülikoolis universaalne, et nii Tartus kui Narvas on ta selles mõttes ühesugune, või infotehnoloogiad Narvas ja Tartus on täpselt ühesugused õppekavad, on Tartu Ülikooli õppekavad, aga ikkagi suur muutus on Narvas toimunud ka sellega, et meil on nüüd riigigümnaasiumid, ehk siis meil ei ole enam mitte Narva enda munitsipaalgümnaasiumid, vaid meil on 2 suurt riigigümnaasiumi, mis on riigi juhtida, riigi kontrollida, riigi vastutada selle hariduse eest. Ja ma usun, et see ajaloo õpetamine ja üldse see kultuuri ja inforuum ka nende riigigümnaasiumite tulekuga Narvas muutub. Ja on muutumas, et teised põlvkonnad, kes peale tulevad, kui küsida minu käest, et miks seda riigigümnaasiumi hakati tegema alles aastal 2021, siis ma ilmselt ei ole õige inimene sellele vastama, sest Narva kolledži direktorina olin ma äärmiselt frustreerunud kogu aeg selle üle ja see on üks põhjus, miks ma olen täna poliitikas. Ma olin äärmiselt frustreerunud lihtsalt selle üle, et mulle tulevad 12. klassi lõpetanud noored sisseastumisintervjuule, tahavad saada eesti keele õpetajaks. Ma teen sisseastumiskatsetel intervjuu, küsin, et miks sa tahad õpetajaks saada ja ta ütleb mulle, et vabandust, kas te võite küsida vene keeles. Ja see laps on sündinud 1998 tol hetkel ja 2000, eks ole. Ja ta on 12 aastat Eesti Vabariigis koolis käinud ja ta tahab saada eesti keele õpetajaks ja ta ei saa kõige elementaarsematest küsimustest aru. Ja see oli frustratsioon, kus ma tundsin, et mul ei ole kannatust enam oodata seda poliitilist vaidlust hariduse keele üle Eestis. Ja ma astusin poliitikasse ainult selle ühe eesmärgiga, mis oli selle ühtse Eesti kooli loomise eesmärk. Kiuslik inimesena küsiks, kas Eesti 200 erakond on oma missiooni täitnud, aga ma ei küsi seda. Et teeme niimoodi, et nüüd läheme vestluse lõpuks, ma tahaks minna üle selle küsimuse juurde, et Vabadus Narvas, et kuidas seda nüüd kohaliku omavalitsuse valimiste järgselt ellu viia. Aga enne anname vastu küsimuseks sõna saali, kes seal oli, üks härra tahtis. Teine härra veel. Hello, good morning for everybody. Tere hommikust kõik.
mina olen Omanist ja mul oli väga tore kuulda Narvast ja siis Narva kultuurist ja siis mis tõi minu tähelepanu siis see, et see sõna vabadus oli väga palju kordi korratud sellel hommikul. Minu küsimus on kogu aeg, ma mõtlesin, mida tähendab vabadus. Kas me mõistame vabadust? Kas sama asjana? Kas nüüd, kas vabadusel on piirid, limiidid, kas sellel on katus või on see avatud? Ja ma tahaksin kuulata meie külaliste poolt, et milline on siis nende vabaduse mõistmine ja mida nad siis, mis on see täna, kui mingisugused lavastused tulevad sellele festivalile, kus me leiame, kuidas me saame nendest näha kuidas me saame näha nendest seda vabaduse ideed, kas me saame neid vastu võtta? Kui see on vabadus, aitäh. Küsimus on sellest, mis on vabadus, kas me mõistame seda ühtemoodi ja kas festivalile tulnud lavastused mitte ei astu vastuolu mõnikord meie arusaamisega vabadusest. Viimasele küsimusele vastab Madli, esimesele kahele vastate teie. Esimesele küsimusele vastate te kõik tegelikult. Mis on vabaduste definitsioon? Vabadus. Ma olin kunagi ühel koolitusel, teate need koolitused, kus peab põhiväärtusi paika panema. See oli 15 aastat tagasi. Ja minu esimene põhiväärtus oli vabadus. Kolleegid tegid nalja, et ei olegi riigi julgeolek. Mõtlesin, et ei, vabadus. Üks minu kolleeg, kes oli minuga 20 aastat koos töötanud, ütles, et nalja teed või? Ise oled abielus ja 3 lapse ema, mis vabadusest sa räägid? Ja siis ma ütlesin, et aga minu jaoks vabadus on võimalus valida. Kõik. Selge. Vabadus on võimalus valida, see avab uuesti seesama Pandora laeke, mille me äsja kinni panime. Ma lihtsalt lõpetan selle ära, et see oli nii mõnes mõttes isiklik ja egoistlik, ehk ma julgen öelda, et võimalus valida, see on ka kõikidel teistel tasanditel, ükskõik, kas me räägime nagu kultuurist, ma ei tea, sõnavabadusest või me räägime riigist. Vabadus ise valida oma tulevik, ma ei tea, oma julgeoleku garantiid, ikka ta taandub võimalusele valida. Kui pole valikuid, siis ei ole vabadust. Jah, vabadus algab inimesest endast ja sellest, et kas inimesel on õigused ja võimalused teha otsuseid iseenda üle ja oma elu üle ja teha seda koos oma lähedastega, teha neid otsuseid koos oma kogukonnaga või tal neid õigusi ja vabadusi ja võimalusi ei ole. Aga iga inimese vabadusel on piirid, tal on katus, tal on seinad sellel vabadusel ja see vabaduse piir tekib seal, kus tuleb vastu teise inimese vabadus. See on Narva jõel umbes. Jah, ta tuleb, selles mõttes, et üks vabaduse piir on siin Narva jõe peal, aga teine vabaduse piir siin Narvas, narvakate jaoks on ka see, kus tuleb vastu Eesti inimeste vabadused ja õigused, eks ole, oma keelt, kultuuriruumi, oma riiki pidada ja narvakate enda poolne selline vaba soov võib-olla oma keeles rääkida, oma kogukonda siin, oma vabadusi teha ja see on ka piir, need kaks asja omavahel kohtuvad ja seal tuleb siis see kompromissi koht leida, et
kus see tegelikult see kokkuleppe koht on, et kus ühe ja teise inimese vabadused platseeruvad lõpuks. Ja see on, ma tean, Toomas tahab, et poliitikud rääkiksid kohalikes valimisteks Narvas, et kus see Narvas see vabaduse piir siin kohalikel valimistel on. Aga ma ei tea, kas me jõuame sinna. Vaatame, kas me jõuame. Aga te rääkisite siin põhiliselt isikuvabadustest, aga vabadus ja Narva on seotud ikkagi nagu ühiskonna vabadusega, aga lõpuks see johtub sealt, mida te nimetasite. Aga see algab isikuvabadustest ja jõuab lõpuks kogukonna ja riigi tasandil. Kuule, mis Madi arvab vabadusest ja siis sellest, et kuidas mõned lavastused siin festivalil võivad hoopis sellega vastuollu sattuda? Minu esimene mõte küsimust kuulates liikus ka üsna samas suunas. Tuleb välja, et me oleme rääkinud samast asjast kõik, nii ei olegi väga hull. Ja minu mõte liikus ka valikute ja mitmekesisuse poole, et kui ma mõtlen kultuurilisest aspektist, siis minu jaoks on oluline mitmekesisus ja sellest lähtuvalt ma leian, et praegune festival väga tänuväärselt seda mitmekesisust näitab meile. Et see oleks minu vastus. Nii, anname nüüd järgmises küsimus, üks härra tohib seda trant veel. Ja Rein Lang olen mina ja endine Eesti poliitik ja tänane teatrisõber. Ma tahaks kõigepealt Allanit ja Märti väga tänada kogu selle ettevõtmise püstipanemise eest ja isiklikult selle eest, et ma olen saanud olla osa sellest. Aga ma olen ennast tabanud nagu sellelt mõttelt, et me oleme hästi palju nende arutelude käigus rääkinud inimlikkusest, kultuurilisest mitmekesisusest ja kõigest muust. Aga festivali pealkiri on Vabaduse festival. Ja mis on nagu natukene irooniline, et meie sõber Omaanist tõstatab selle küsimuse, et äkki me peaksime rääkima vabadusest ja erinevatest arusaamistest, mis see vabadus ikkagi nagu on. See, et Vabaduse festival toimub Narvas, mis on 2 tsivilisatsiooni piir, on ju sümboolne. Ja ma ei ole päris kindel, et Narva koolides ja isegi kolledžis teatakse, mis asi on need erinevad tsivilisatsioonid. Ja see, kust läheb tsivilisatsiooni piir. Ma arvan, et autor nimega Samuel Huntingtoni nimi ei ütle valdavale enamusele Narva intellektuaalidest absoluutselt mitte midagi. Ja see muide on Eesti intellektuaalide tegemata jätmine. Ehk me oleme andnud ja taandunud tegelikult nendest põhiküsimustest ja tegeleme päevast päeva mingite teisejärguliste asjadega. Nüüd Vaba Lava püsti panemine Narva keskuses, ma olen ise sellest natukene süüdi. Minu arvates see on ülioluline asi, sest see on selle lääne tsivilisatsiooni kinnistamine mingile territooriumile, mis ajutiselt on üle läinud teisele tsivilisatsioonile. Aga see ei ole mitte ainus koht, kus seda tsivilisatsiooni elus hoitakse. Meil on ju muuseum siin samas kõrval, mis on enneolematu Vene maailma surve all olnud viimased 30 aastat ja on ka täna. Õnneks on Eesti Vabariik kuidagi sellele survele suutnud vastu seista ja see muuseum eksisteerib ja areneb, aga ta võiks mängida ka selles ühiskonnas palju suuremat rolli. Nii nagu peaks mängima ka Vaba Lava senisest palju suuremat rolli siin Narvas. Ärme unusta, et see on selle lääne tsivilisatsiooni väike osa, mis on ümbritsetuna sellest Russki Mirrist. Ja mulle tundub, et Eesti ühiskond ei ole veel ikka päris täpselt aru saanud, kui tõsine see asi tegelikult ikkagi maailma mastaabis nagu on. Et me vaatame seda Russki Mirri ja teinekord naeruvääristame seda. Et no mis tas nüüd ära ei ole, et enne see Ukraina sõda oli Rugodivi kultuurimajas, mis on nagu prillikivi. Iga jumala päev mingi C-kategooria vene artist viskas nalja, eks ole. Et no see on nagu teisejärguline küsimus, ärme sellega väga siin vaeva näeks. Aga see on tegelikult asi, mis kogub ainult hoogu. Ja selle taustal meie lõbus idanaaber siit kilomeeter eemal punub tegelikult palju suuremaid plaane. See, mis on tulnud välja täna Ukrainas ja mis viimase nädala jooksul on joonistunud ju kristallselt selgelt välja.
kuidas informatsiooniga, manipulatsiooniga, psühholoogiliste trikkidega on võimalik ümber sõrme keerata mitte ainult lihtne Baltiietsi tööline, vaid on võimalik ümber sõrme keerata maailma parimate ülikoolide hariduse saanud Ameerika poliitikud. Ja see on see koht, kus moodi väike Eesti rahvas peab üritama sellele jamale kuidagi vastu seista. Ja minu meelest see Vabaduse festival võiks olla see laboratoorium, kus me mõtleme välja neid trikke, kuidas me sellele siis vastu seisame. Milliste meetoditega? Teater on väga oluline nähtus selles osas. Me näeme ka teatripildis seda, et see Vene maailm tungib ka sealt erinevatest pragudest sisse ja püstitab meie ette need diskussioonid, mis tegelikult viivad meid ennast tülli üksteisega. Aga mitte, et need esitaksid küsimuse, kes kogu selles jamas süüdi on. Me räägime genotsiidist Gazas. Jah, ma olen nõus, see on genotsiid, aga kes selle kokku on keetnud? Kas demokraatlik Iisraeli riik või Hamasi tagaseisev jõud, mis minu arvates jällegi viib sellesse samasse Kremlisse, kus tõmmatakse, kus on enneolematud summad inimeste psühholoogiliseks mõjutamiseks. Ja meie ütleme, et me oleme täiesti selline klassikaline lääne demokraatia, meie ei kuluta mingisugust raha inimeste psühholoogiliseks mõjutamiseks. Meie oleme kategooriliselt vastu ka psühholoogilise kaitse ameti loomisel, mis rootslastel on olemas. Rootsis juhtis seda väga pikka aega muide Eduard Tubina poeg, Eesti helilooja poeg. Meie sellega ei tegele. Ja kas see viib kogu selle lääne tsivilisatsiooni taandumisele Narva jõest Kunda jõeni? Või me ikkagi lähtume sellest, et Huntingtonil oli õigus. Ma arvan, et Narva ja Kunda jõgi on isegi väikene samm tagasi. Ma olen paljuga nõus, mida Rein ütles, mitte kõigega, aga võib-olla siin mõtteainega Märdile ja Allanele järgmine kord teha veel lisaks arutelu hommikutel ka sellised Rein Lange monoloogitunnid. Need võiks seda väga palju soovitada. Kuku raadios enam meid ei kuule, siis võiks Narva festivali vähemalt kuulda Rein Lange monoloogid. Võta oma sõbrad, kes sul seal olid, Luik ja Tiido kaasa ja tuli ka rääkige kolmekesi. Aga nüüd palun, jah. Kus see mikrofon jäi? Aga aeg on meil läbi täielikult. No, I have a question, not a monologue. Mul on küsimus, mitte monoloog, sest mind huvitavad teie sellised mõtted sellest, mida Narva inimesed mõtlevad, et see sama 93 ja see referendum ja need inimesed, kes on siin elanud 30 aastat, kas nad on siis õnnelikud või kas see võiks olla mingisugune teine Abhaasia, kas nad on frustreeritud. Kristina siis mainis, et inimesed jälle mõtlevad, kas te mõtlete, et keegi poliitik võiks nagu kasutada seda inimeste frustratsiooni? Ma vastan lühidalt sellest, aega on vähe, et üks vastus sellele küsimusele, nüüd ta ei kuule, et üks vastus sellele küsimusele oleks see, mida me sellest sisekliima etendusest nägime. Et üks vastus sellele küsimusele oleks see, mida me sisekliima etendusest või lavastusest nägime. Aga pikemalt me ei jõuagi seda vastata. Kanname ühe küsimuse veel siin, te soovisite ka ütelda või? Kas te tahtsite ütelda? Ei tahtnud. Aga sellisel juhul me peame hakkama otsi. Te soovisite rääkida või? Yes, I have a quick question. Mul on kiire küsimus. Mina olen Helsingist. Ma täiesti saan aru, et meil on ka selline päris oma küsimused kellega seoses. Palun siis teie arvamus selline kakskeelne kultuur Eestis, kas sellele on oma ruum kakskeelsel ja identiteedile või tuleviku? See kakskeelne identiteet on juba ammu siin olemas. Mina olen kakskeelne inimene. Mina räägin eesti, mul on 2 emakeelt ja ma kasutan neid mõlemad, et ta on alati olemas olnud ja sellel on alati ruumi. Et Narva kolledžis, kus siinsamas algselt, kui mina tulin direktoriks, õppisid valdavalt ainult Narvast ja Ida-Virumaalt pärit vene kodukeelega
tudengid, sest Narva kolledž toona õpetas vene keeles. Me viisime Narva kolledži 2016 täielikule eestikeelsele õppele üle. Nad hakkasid õppima eesti keeles ja see hakkas tooma Narva õppima ka eestlasi, sest sai õppida eesti keeles. Ja sisseastumisel hakkasid tulema eestlased. 2019. aastal tulid meile õppima rahvusvahelised tudengid, kellest valdav osa tuli Venemaalt üle piiri siit. Nad tahtsid Tartu Ülikoolis õppida, Narva kolledžis õppis, aga nad õppisid eesti keeles. Esimene aasta oli neil puhas eesti keele õppeaasta ja teisest aastast nad läksid eestikeelsesse õppesse üle. Ja ma mäletan seda olukorda, kus järsku puhtalt ainult venekeelsete inimeste Narva venekeelse kogukonna kõrval olid järsku eesti kodukeelega eestlased ja Venemaa kodukeelega venelased. Ja kuidas sa seda kogukonda siis adresseerid? Et seal oli alati, kui ma ütlesin, et kui keegi ütles, kuulge teie venelased, ehk siis eestlased ütlesid, eestikeelsed eestlased ütlesid, kuulge teie venelased, mille peale Narva venelased protesteerisid kategooriliselt ja ütlesid, et ei, nemad on need venelased, et meie oleme eestlased. Ja kui Venemaa venelased pöördusid kõigi nende poolest, kuulge teie eestlased, mille peale Narva venelased jälle protesteerisid ja ütlesid, et ei, et need on siin need eestlased, et meie oleme tegelikult venelased. Ja kui lõpuks nende käest küsiti, ka kuidas teie poole siis pöörduda, eestlased ei ole, venelased te ka ei ole, et kuidas me teed siin kolledžis siis, kuidas te tahate, et teie poole siis pöördutakse, et kui ei tohi öelda eestlane, kui ei tohi öelda venelane, et kes sa siis oled, siis nad ütlesid, et nimetage meid venekeelseteks eestlasteks. Et see on kõige ehedam kakskeelsuse ja kaksikidentiteedi sõna ja ma arvan, et väga suur osa ka narvakaid täna, no võib-olla see on vastus natuke ka teile, identifitseerib ennast venekeelsete, kui ütleme mitte eestlastena, siis venekeelsete eestimaalastena. No inglise keeles seda erinevust ei ole, eesti keeles on see erinevus sees, et nad on Eestis elavad venekeelsed inimesed ja mitte keegi enam, kuigi nõukogude ajal nii oli, aga mitte keegi enam täna ei vaidlusta seda, et eesti keel on primaarne oskus nende jaoks ja vene keel on see keel, mida nad siis kodus räägivad. Nõukogude ajal protesteeriti eesti keele õppe vastu, nüüd enam seda muidugi ammu enam ei ole. Kuulge, me peame hakkama otsi kokku tõmbama, meil on mõni minut aega jäänud ja ma tahaks ikkagi nüüd teada saada seda, et mis saab siis Narvast pärast neid erakordseid kohalikke omavalitsuse valimisi, kus saab valida ainult nii-öelda pool Narva valimisealistest inimestest. Ma saan, et parempoolsed panevad oma nimekirjasid linnas välja, mis siis saab? Muidugi see on põhimõtteline küsimus, et Narvas peab väljas olema. Mis saab? Täpselt see, millest me rääkisime, et Vene impeeriumile tuleb vastu seista, Eesti riiki tuleb siin kehtestada ja narvalasele tuleb näidata teed ikkagi nagu eesti keele ja eesti meelsuse suunas. Aga ma ei saa nagu jätta nagu märkima, et see oli nii valus küsimus, kas tuleb Transnistria moodi jälle tulles sinna tagasi, et ma ju iga päev töötan Moldovas, Ukraina. Ei tule. Et selles mõttes ei tule tagasi seda, selles mõttes, kui me vaatame uuringuid, siis ikkagi see noor narvalane on oma lojaalsusega selgelt Eesti suunas, aga pime ei tohi olla ja minule meeldis Rein Langi monoloog, kujutate ette, sellepärast, et mina väidan, et tegelikult kõige suurem küsimus on Venemaa mõjutustegevus, miks ma sidusin kokku keele, inforuumi ja me võime ilmselt tunde edasi vaielda, et me räägime sellest, et inimese tunnetusvabadus, aga inimene saab vabalt valida siis, kui tal on võimalused. Et ikkagi me jõuame sinna, et positiivselt Narva on meie linn ja põhimõtteliselt tuleb edasi seda vabadust toetada, ehitada ja selle kakskeelsusega ma tahan täitsa teistsugusele seisukohale jääda. Muidugi oma kodudes räägime, mis keelt tahame, saksa, inglise, vene, prantsuse, eksootilisi keeli, aga avalikus ruumis peab Eesti palju rohkem kehtestama eesti keelt. Aitäh, et ühesõnaga parempoolsed tulevad välja, aga erilist lootust sisse saada ei ole. Välja tuleta sisse ei saa. Me oleme alati rääkinud, vaadanud inimestele otsa ja rääkinud tõtt. Kes saab siis Narvas siis? Ma saan, et Eesti 200 siin oma nimeriga välja ei tule. No, Raik saab. Meil on Katri Raigiga koostöö kokkuleppe. Et eelmine kord me läksime oma nimekirjaga, tegime Katriga pärast koalitsiooni, aga me täna tunneme, et selles olukorras täna ei ole mõistlik eraldi nimekirju välja panna, nii et me paneme ühise nimekirja Katri Raigiga välja. Aga ma ei tea, mis saab pärast valimisi, et õnneks demokraatias ei saa ükski poliitik ette öelda, mis pärast valimisi saama hakkab. Et narvakad valivad
valivad oma selle demokraatliku õiguse järgi valida. See Vene Föderatsiooni kodanike valimisõiguse äravõtmine kindlasti mõjutab tulemust ja pigem mitte positiivselt, vaid negatiivselt. Mis mõttes negatiivselt? No sellepärast, et meeleolud selle õiguse äravõtmisest on läinud negatiivseks ka nendel, kelle valimisõigus on. Koos ja Stalnuhhin saavad rohkem hääli või? Jah, just. Kes siis sisse saavad? Koos, Stalnuhhin, Katri Raik Keskerakond ja Katri Raik. Keskerakond, 4 tükki. Aga soovime edu ka parempoolsetele selle julgustüki eest siin oma nimekirja välja panna. Tänan teid kõiki siin vestluses osalemast ja nüüd tegelikult on veel võimalus, kui Madja ammu sai midagi rääkida. Ei ole, meil on veel aega, meil on kella 12 aega, meil on 4 minutit aega, igaüks saab 1 minuti jooksul, kui ta tahab, 1 minuti jooksul öelda kõigile head aega ja ilusat festivali. Ja Allan saab veel viimase minuti pärast. Kõigepealt Madli. Kõik on öeldud. Madlil on kõik öeldud, ta jätab Allanile 2 minuti. Palun, Kristiina, tahad midagi veel öelda? Ma tahan öelda, et mul on väga kahju, et ma jõudsin ainult ühele etendusele eile õhtu, et ma tegin siit endale väga korraliku järelduse, et järgmiseks aastaks palusin nõunikul kalendris juba kogu august. See on vist üle tuleval aastal järgmine või? Nikita kuulsid jah. Nii et ühesõnaga liiga vara pani kalendrisse. Aga Lavly? Ma tulen ka järgmine aasta või ülejärgmine aasta jälle, aga jõudu teile. Et see vabadus siia alles jääks festivalina ja niisama ka. Aitäh ja nüüd Allan Kaldoja. Aitäh, eks meie kamba peale see töö on, aga mul on üks hea uudis ka siia lõppu, et 2 ööl on meil maja eest varastatud ära Ukraina lipp. Kuid ärge muretsege, me paneme 3. kohe nüüd jälle üles. Ja tore on ju see, et kui Ukraina lipp teistpidi kirjad on ta Narva lipp, nii et selles mõttes võib ka öelda, et varastati Narva lipp, mis oli tagurpidi üles pandud, võib-olla oligi inimesed kupsi üle maksad, linna lipp pandi valet pidi üles. Ja Märt ka veel tahab öelda. Ja see ilmselt on positiivne uudis, see tähendab, et Ukraina lipp on siin väga hinnatud. Ma väga tänan meie külalisi, aitäh. Ma arvan, et ka siitpoolt külalised said Narvast natukene rohkem teada ja aimu ja meil sel igal festivalil on esietendunud ka üks Narva teevaline lavastus. Nii et eks me püüame seda linna lugu edasi rääkida ja te andsite ka praegu juba mitmeid häid ideid, millest veel lavastusi teha. Aga meid ootab nüüd ees, kell 12 on siin ees buss, see läheb Kreenholmi ekskursioon on. Ja kell 3 me kohtume siin majas, kell 3 on siis meil siin üleval esimene etendus. Nii et ja kell 2 on ka veel majas siin lugemine. Kus saalis on siin samas kohvikus, eks? Jah, et kell 2 on siin ühe näitemängu lugemine. Mis keeles on, Laur? Ukraina näitemäng ja vene keeles loetakse seda. Nii et alustame siis oma viimast päeva ekskursiooni aruteluga juba alustasime, aga ekskursioon ja siis tulevad ka etendused. Aitäh! Aitäh!